2. mail alustab Eesti Televisioonis uus intensiivne saatesari Tänavaristlejad, mis räägib uuest liiklusseadusest ja nendest muudatustest, mis meil suvel ees ootavad. Liiklusseadus iseenesest on korraga nii selline kuiv ja igav dokument, sest ta on tohutu pikk, seda on mitukümmend lehekülge väga tihedat paragraafidesse kirjeldatud teksti, teisest küljest puudutab see meid kõiki. Ja me oleme proovinud teha nii ka selle saatega, et ühest küljest me räägime ära kõik olulised nüansid ja detailid, mis uues liiklusseaduses meie kõigi liiklemise elu reguleerima hakkab. Teisest küljest oleme ikkagi väga elulised. Oleme keset neid sündmusi, keset neid situatsioone, kus probleemid reaalselt aset leiavad või tegelikult me loodame, et nad ei leia siis aset, eriti peale selle saate äravaatamist. Ja ka need inimesed, kes selles saates osalevad, on tegelikult igapäevased liiklejad, aktiivsed liiklejad ja selles mõttes mitte kuidagi eriliselt ettevalmistunud. Nad püüavad koha peal aimata õhust, olles võib-olla liiklusseaduse korra läbi lugenud, millised need peamised muudatused on ja teha siis õigeid otsuseid. Meie asi on vaadata, kuidas see neil välja tuleb ja anda siis kohtunike kaudu, žürii kaudu õiged vastused ja õiged lahendused. Katrin, me sõidame teiega pimedas metsas ja mitte sellepärast, et tahaks tegusid teha hämaraid, vaid et selline on olukord. Tuleme väga meeldivalt ürituselt, autol on kaugtuled peal, liigume, sõidame ja järsku näeme nüüd jalgratturit ees. Mida me peame tegema? Kas võib sõita temast mööda kaugtuledega või peab vahetama lähitulede vastu? Žürii roll on selles, et öelda ära siis õige vastus eelkõige ja ehk ka kommenteerida seda, miks üks või teine nõue on seadusesse kirjutatud või kuidas me ühte või teist seaduse sätet mõistma peame. Me oleme selle saatega liikluses. Liiklussaadet ei saa teha stuudios, liiklus on konkreetsetes kohtades sündiv ja toimuv asi. Ja me lähemegi liikluse keskele. Ja kui me räägime turvavöödest, siis me ei räägi sellest teoreetiliselt testide kaudu, vaid loomulikult me kohe istume autosse ja püüame paigutada lapsi näiteks tagaistmele õigesti, vaatame, et nad oleksid korralikult kinnitatud ja nii edasi. Nii et me oleme konkreetsete sündmuste keskel. Selle kaudu peaks ka televaataja aru saama, mida tegelikult siis alates 1. juulist liiklusseadus meid kõigilt ootab. Nagu sa näed, siin on olemas juhiluba, mis võiks olla sulle päris nagu tuttav välimuse poolest. Ja kui sa seda tähelepanelikult vaatad, siis 1. mai 2011 oli selle kehtivuse tähtaeg, ehk siis sul on kehtetu see dokument praegu. Ja minu küsimus on väga lihtne. Kas sa tohid peale sellist kuupäeva, täna on, eks ju, 2. mai, selle loaga sõitma minna? Kas sa tohid üldse sõitma minna? Seda saadet tasuks vaadata selles mõttes, et tegemist on ju sellise mängulise viktoriini või eksamiga, kus küsitakse, kus vastatakse, on õiged vastused, valed vastused, saate eksamist ise tugitoolis osa võtta ja vaadata, kas teie arvamus on õige või väär. Ja eks ta pakub igaühele midagi, nii juhile, ratturile kui jalakäijale. Sul võib olla ükskõik kui hea pill istumise all, aga 1. juulist saab sust ikkagi valge vares, kui sa ei tea, millised on uue liiklusseaduse nõuded ja eeskirjad. Vaata saadet Tänavaristlejad! Ja tasub meeles pidada seda, et liikluses me saame siis hästi hakkama, kui me märkame kaasliiklejat, olgu ta siis juht või jalakäija ja austame ja arvestame temaga.